Meil on tulnud mõned, ma ei tea kui mõned, ma tean, et juba SMS on tulnud. Vähemalt 2. Jah, need on rohkem, aga kõigile 4 küsimus. Kas te olete rahul oma praeguse eluga või on veel nii palju võimalusi, millega võiks tegeleda või paremaks muuta? Riina. Mina olen väga rahul oma praeguse elu ja tööga ja ma näen väga palju võimalusi, mida ma veel tahaks teha ja väga palju asju Eesti Vabariigis, mida ma tahaksin muuta ja mõjutada. Siin oli variantid antud. Kas oled rahul või tahad muuta? Kõik oli õige. Ma ei saa valida. Jah, väga hea. Valdur? Ma arvan, et alati on põhjust tänulik olla, kui kõik on hästi. Aga kahtlemata ma näen, et on palju asju, mida ma veel tahaks teha ja muuta. Jah, ega rahulolu ei tähenda seda, et edasi ei peaks liikuma. Et midagi muuta ei saa. Nii et väga hea. Margus, rahul? Et kui nüüd pere välja jätta, et perega on kõik väga hästi, väga lahe. Et siis mulle praegune töö väga meeldib. Ja see on nagu põhiline. Et ei tee kompromisse sellega, kus sa vedad enamuse ajast. Ja praegune töö pakub veel väga palju õppimise ruumi, väga palju tegemise ruumi. Nii et olen väga rahul. Ja hoolimata sellest, et Peeter, sa 3-4 korda nädalas ohkad, siis kuidas sa oled? Mina julgeksin öelda, et ma olen rahul natukene, aga mul ei ole häbi öelda seda, et ma olen ahne, ehk siis ma võin täiesti julgelt esitada sellised tsitaadi, et but I want more. Ja teine asi on see, et hästi selline oluline 2 sõna, mis ma olen endale kuskile suisa välja trükkinud ja seina peale pandud, stay hungry, ehk siis ole näljane. Minu vanuses paraku, ma ei tea, kas osatakse seda kinnitada või tahetakse, kipub olema niimoodi, et selline koju koti peale tunne kipub vahest võitu saama, aga see aitab motivatsiooni üleval hoida. Väga hea, ole näljane. Järgmine küsimus on adresseeritud Margusele. Avalda saladus, kuidas sulle helistatakse ja kutsutakse, teised peavad ise jooksma ja kandideerima. Pole õrna aimugi, tegelikult. Aga nii on juhtunud. Et võib-olla nagu, ega ma ei ole nagu ju mingi nagu kuidagi meeletult nagu mõelnud, et ma pean selle saama või kõik nii edasi. Et need mõtted, mis ma nagu tahaks teha, tunduvad, klappivad, sobivad ja siis lihtsalt on nagu nii juhtunud. Muidugi on alati tegelikult raske töökohta vahetada, kui tuleb nüüd nagu see kõne, et mis sa tahtsid. Väga raske, aga ise tahtsid. Aitäh! Küsimus, kas teie teadsite, kui te olite 15–17, kelleks te tahate saada? Oleme samas järjekorras, Riina. No, mina oma loo juba rääkisin, et ma tegelikult 35-selt sain alles aru, mida ma oma elult tahan, aga ma võin küll öelda, et 15-17 aastaselt ma olin väga tegus ja tegelesin väga erinevate asjadega. Ma tegin tõsiselt sporti, ma käisin laulukooris, ma kurameerisin oma tulevase mehega. Ja ma saan aru, et sa läksid tema juurde tuppa ja laulma, et ega sa midagi kurameerisid. Just. Sa kurameerisid selle õunapuude vahel, selle nöörijupiga. See oli natuke varem. Aga et ma tegin väga palju asju ja ma tegin neid südamega ja ma õppisin koolis ka väga hästi. Ehk siis ma arvan, et sealt kuidagi ikka sai kõik see alguse, et kes teeb, see jõuab, kes teeb, jõuab, selle tegemistel on tulemus ja siis seda märgatakse ja siis antakse uus võimalus ja nii see läks. Ehk siis, kordan küsimust, 35-selt sa teadsid tagantjärgi, et see on see, mida sa tahad teha, aga sa 15-17 aastasena ka juba teadsid, keda sel hetkel tahad saada kelleks? Ei, kindlasti mitte. Sel hetkel ma võib-olla teadsin, et mulle meeldib inglise keel. Ja ma läksin ülikooli õppima seda keelt, mis mulle nii väga meeldis. That's it. Valdurist võime täiesti rahulikult vist üle libisa, sest sina ei teadnud. Sa said, kõik on sul juhuse teel tulnud. Mina helistasin rahulikku juulikuist suvepuhkust nagu mingitele teadlikele valikutele. Tiksusid. Tiksusid. Uus sõna. Margus, kas sa teadsid? Ei, no ma olin hädas selle koolivärgiga ja kõik need edasi, kes mõtled üldse, mis edasi teed. Oli vene keeles, oli viimasel semestril oli 2, 2 ja 3. Ja vene keele õpetaja, no see oli see, et miks ma ei saanud kuskile mujal ülikooli välja ja arvuti TBS minna.
aga vene keele õpetaja pani mulle lõpuindeks 4. Sest ta oli mulle kogu aeg sisestanud, et Margus, sina ei oska ikka vene keelt. Ja ma uskusingi, et ma ei oska vene keelt. Peale nagu 10-11, ma lihtsalt uskusin. Ja vene keele õpetus tead, see on minu süü. Et ma olen sulle sisestanud, et sa ei oska vene keelt ja ma panen sulle 4. Sa saad ikkagi kooli lõpetatud. Ja noh, see, et siis EBS ja siis keegi üldse oli nõus raha andma, et ma seal õppida saaks ja kõik nii edasi, noh, see oli üks päev korraga. Ja, Peeter. 15-17 mul ei olnud õrna aimugi, mida ma teha tahan. Küll aga ma olin selleks hetkeks aru saanud, milles ma olen naturaalselt osav. Ja meelega läksin nii-öelda nende talentide arendamise teed edasi ja täna ma pean tunnistama, et ma suurt osa neist ikkagi kasutan ja suisa igapäevaselt. See on küll väga hea, et ikkagi avastada ja mõelda enda nende tugevuste peale või et mis need on olemas, sest need ei kao tegelikult mitte kuskile. Need jäävad ju teie sisse tugevust. Et haridus on see, mis ei kao kuskile, aga et seda saab hiljem. Ja tegelikkuses tagantjärgi targad oleme, jah, ega Valdurit libisisime üle, aga kõik need sammud ei olnud ju selles mõttes juhused, vaid need olid ikkagi need, mis sel hetkel said ju valikuks tehtud. See, et hiljem kõik nagu punase niidina läbi jooksid üksteisest, et see on tagantjärgi tarkus. Ma korra veel ütleks vahele, et selles samas võtmes, nagu Riina ka rääkis, et tegelikult kõigile meile ju meeldib midagi teha ja me teeme ka. Et oluline on see, et need asjad, mis ette võtta, neid teha südamega ja kirega. Ja küll see nii hingega tegemine loobki neid uusi võimalusi, oskusi ja teadmisi ka iseendast. Mul on ka üks remark. Aga palun. Et selle vene keele või et keegi sisendas mulle, et sa ei oska. Et see, mis meie põlvkonnal, ma nüüd ei tea, kus see joon jookseb, kus põlvkonnad lõpevad ja algavad, aga nii-öelda nõukaaegsete laste üks põhiprobleem on ju see, et kodudes ei olnud mitte mingit tuge ega julgustust, et see enesekindlus tambiti ju ikka täiesti maha. Et mida ma näen, et täna ka tegelikult koolides veel väga palju on, et sa ei oska ja nii edasi. On koole, mis tänases Eestis toetavad inimese toimetulekut ja enesekindlust. Et siit suur palve ja soovitus teile ellu kaasa, et kui teil kord lapsed on, siis igal sammul öelge neile, sa suudad, sa saad hakkama, sest sa oled hea. Sellest nii palju elus sõltub. Ja me oleme täna kuulnud erinevaid näiteid sellest, kus vanemad on öelnud, et mine või on vanemad öelnud, et ära kaugele mine, aga vanemate tugi, ehk siis sinu lähedaste tugi on sulle otsustamiseks selles vanuses, kus olete teie praegu, on ääretult oluline. Ja seda tajute siis, kui te ise olete vanemad. Küsimus on küll mingil moel läbi käinud, aga ma arvan, et küsimuse sõnastus on... Ma sõnastan natuke ta ümber. Ei, küsi täpselt nii nagu on. See on väga hea küsimus. Kas on võimalik jõuda kaugele ilma õnnelike juhusteta, vaid ainult kõva töörügamisega? Ja palun, Peet. Selline tore asi on olemas nagu suurte arvude seadus. Aga et mitte nüüd minna keerulisse statistikasse, siis mina ütleksin nii, et kasvatades katsete arvu kasvab õnnestumise tõenäosus. See tähendab seda, mida rohkem sa püüad, seda suurem tõenäosus on see, et sul läheb hästi. Teine asi, mis on oluline, on see, et iga ebaõnnestunud katse, nagu siin eelkõneleja mainis, see annab kogemuse. See tähendab seda, et järgmisesse katsesse sa lähed juba selgelt paremas positsioonis. Nii et õnnelikud juhused loomulikult, aga kui sa ikkagi üheks hetkeks oleks piisavalt osav, siis see õnnelik juhus millegi pärast leiab sul natuke paremini üles, kui ta muidu seda teeks. Ja nii, et ega Margus, sul pole ka need lihtsalt juhused olnud, eks see on ikka kuidagi... Jah, ma slaidi peal tõin ka selle õnneliku juhuse termini sisse, et tegelikult kui mõelda, et see eelmine küsimus ka, mis oli see, et kuidas sulle siis nagu helistatakse, eks ole, mitte et sa peaks ise kandideerima, et see küsimus on fundamentaalne sõna, kuidas jõuda kaugele. Ja mis asi on kaugele? Kus nagu jõuda tahad? Ja ma kaotaks ära nagu 2 mõistet tegelikult sellest mängust. Et ma kaotaks ära nagu raha ja rikkuse. Ja ma arvan, et kuskil ei kutsuta, kui sul lihtsalt kinnisidee on rikkaks saada. Ma ei tea, kuhu see nagu otseselt viiks. Võib-olla kuskile viib ka, kasiinosse kutsutakse. Ja teine asi, ma kaotaks ära mõiste karjäär. Et mis asi on karjäär?
et minu ema sai mu karjäärist väga hästi aru, kui ma olin Rahandusministeeriumis, ta oli ikka oma poja oli uhke, eks ole, lips oli ees, lipp oli ja mikrofon ja rääkis riigi eest ja kõik need, sellest ta sai aru. Aga praegu, et eraettevõttes kuskil riskikapital, tema ütleb kogu aeg, et äri on kõik risk ja sulindus ja sellega normaalsed inimesed ei peaks tegelema. Et ma ütleks seda, et optimeerima või mis on see kaugele, on see, et olla õnnelik. Kui optimeerida seda, et päeva lõpuks tegelikult sa tahad olla õnnelik, mida sa tegelikult veel tahad? Olla rikas ja õnnetu või? Et kui nagu hoolega läbi mõelda, mis on alternatiivid, siis tegelikult mulle tundub kõige puhtam nagu alternatiiv olla see, et olla õnnelik. Ja see on nagu see kaugele. Ära nüüd küsi, et mis see õnn siis on? Ei, ma arvan, et võib-olla siin on silmapaare kui palju, kes tahaksid täna nagu mõelda, et kuule, aga mis asi on olla õnnelik, et teie seal teate juba halli juustasi juba teate, mis asi on õnnelik või mitte, aga meie, nemad, selleks selja taha siin ütlesin, on ju, mis see õnn on siis, on ju. Aga Valdur, sul oli täiendust? Ei, ma lihtsalt sõna töörügamine tuletab mulle alati meelde Tammsaare ja sellise, et nüüd rügatakse tööd teha ja siis jõutakse kaugele, et tööd ja näe vaeva, muidu tuleb armastus. Et see ongi nagu, natuke parafraseerides siin vanemaid ka, et mul ka ema-isa alati küsivad, et kas sa oled ikka kangesti väsinud seal Soomes tööst? Ma kuidagi ei suuda sellele küsimusele kunagi vastata, ma lähen lausa närvi. Sellepärast, et kui sa teed asja hingega ja sa oled ikkagi suhteliselt suures osas ka selle peremees, mida sa teed ja kuidas sa teed, et siis nagu sellistest kategooriatest kõnelemine ei ole lihtsalt või arutamine ei ole võimalik. Ja ma arvan, et see töörügamine niisugusel moel ja kauguse definitsioonist ei hakka, aga ma arvan, et lihtsalt see töörügamine tuleks nagu teistmoodi ümber defineerida, et mis see töö on, mida sa teed ja üks asi võib-olla niimoodi eraldi välja tuues, et kindlasti on oluline, et osa siis sellest töörügamisest oleks see, et te loote suhteid inimestega. Inimene on ikkagi sotsiaalne olevus ja kõik need kontaktid, kõik need suhted, mis meil tegelikult läbi elu kujunevad, on äärmiselt olulised selleks, et need õnnelikud juhused siis tekiks. Aga suhted ainult ei aita. Sa ei soovita kunagi kedagi oma networkist, kui sa tead, et ta ei ole suuremasi töömees. Ikka juhus aitab võib-olla esimene kord, aga teine kord aitab juba see esimesel juhuse ärakasutamine. Sa tõesti panustasid, pingutasid ja sa jäid silma. Aitäh! Selline küsimus on, mis haakub ka mõne ettevalmistatud küsimusega, et kuidas suhtutakse Eesti noortesse välismaa tööturul? Siin eelmises sessioonis olid tüdrukud, kes läksid ja olid ja üks noormees ka, kes sai juba natuke vanemaks ja läks ja oli ja tegi ja tõestas, siis meie väikestel eestlastel on tihtipeale selline tunne, et mis mina ja mis nad minust arvavad. Kuigi siin samas eelmistes kõneletest tuli ka välja see, et võib-olla see ongi just meie eelis. Kuskilt üks tütarlaps idaturult on ja kuskilt väga lahe, kohe võtame vastu. Aga kuidas teie kogemus on või siis arvamus? Kuidas suhtutakse Eesti noortesse välismaa turul? Aga ma hakkan Valdurist, sest sa oled välismaal praegu. Jah, kuigi ma nüüd Soomes kontekstis ei oska hästi vastata. Ma arvan, et võiks ära unustada selle eesliite Eesti. Et tegelikult ei ole olemas välismaad, vaid on olemas mingi konkreetne koht, konkreetne riik. Ja siis, kui sa oled eestlane seal, siis kas sa saad asjadega hakkama või mitte, aga et keegi ei käsitle ütelda, et eestlased, need on need töörügajad. Nende peale võib loota. Et me ei küüni nagu mingisuguse sellise mõtteni kuskil. Et küsimus on see, et kas see roll, milleks kuskil inimest vajatakse, et kas seal on mingi eelis selles, et näiteks, et sa oled välismaalane või võõras või sinu oskustel, sinu kogemustel konkreetselt võttes. Et ei ole olemas välismaa tööturgu ja ei ole olemas Eesti noori välismaa tööturul. Ja nemad pole ju lugenud seal Tammsaaret ja ei tea Andrest ja Pearot, on ju. Muidugi, meie ju arvame, et me peame need olema. Riina, sul on kogemust? Ma hästi nõus eelkõnelega, ma mitte midagi ei tahaks juurde öelda. Margus tahab öelda? Erinevalt suhtutakse. Et Eesti ehitajasse ja taksojuhti Soomes suhtutakse ühtemoodi, programmeerijasse Silicon Valley's suhtutakse teistmoodi, mingi Eesti ülikooli finantsvaldkonna lõpetanud inimesse Londoni pangas suhtutakse kolmandat moodi. Et niisugust ühest nagu vastust ei ole.
väga tegijatel on võimalus, on olemas, aga väga paljud on ka nagu tagasi tulnud. Et ikkagi 4-5 aastat ja väga paljud ei läbi löönud. Et kas on nagu eestlase siuke rohkem suletud iseloom, et sa iga õhtu networkimise eesmärgil ei jaksa lihtsalt käia õlut ja siidrit ja veini joomas, eks ole, lihtsalt ei jaksa, väsid ära või muud põhjused, aga nii on. Väga hea, Peeter, on sul? Ei ole, väga hea. Ma ei ole ei noor ega hetkel välismaa tööturul paraku, nii et ma ei oska sa töötad tegelikult ju välismaa asutuses. Tõsi? Jaa. Võtame selle välistöökogemuse kokku siis ühe viimase küsimusega, et milliseid eeliseid võib anda välistöökogemus Eesti tööturul? Just noorele. Just noortele, jah. Riina, sina pikaajaline personalijuht. No ma olen üsna kindel, et väljast saadud töökogemus avardab inimese maailmapilti ja väikesesse Eestisse natuke laiema vaatega tagasi sisenedes saab olla Eestile kasulik. Ja üks asi, mis mulle veel väga selgelt pähe tuleb, on väljast töötamine suurendab inimese tolerantsust. Tolerantsust ja avatust, mis meil eestlastel on üks väga-väga nõrk koht. See tolerantsiga seoses tuleb mul meelde, kunagi ütles juba eelpool nimetatud, juba viidatud Peep Vain, kunagi ütles sellise hea ütluse, et mida laiem on sinu tolerantsiriba, seda rahul olevam oled sa oma elu üle. Seda vähem sa vingud, teatavasti mehed surevad vingumürgitusse, sest naised muudkui. Aga seda vähem sa leiad halba ja leiad, mille üle kiunuda. Et selles suhtes on see, mille nimel, mida peaks nagu tähele panema. Sa ju tahad väga, Valdur. Võib-olla ainult seda, et alati, jällegi, et see välistöökogemus tuleb ju esile siis, kui midagi tahaks, selle küsimuse kontekstis tagasi tulla ja teha siin koha peal midagi, et mida mõtet alati enda jaoks läbi mõelda on just seesama, nii juba seda välistööd tegema minnes, kui eriti veel pärast tagasi tulles, et mis need ikkagi need nii-ütelda ülekantavad oskused on, mida te tegelikult, mis on universaalsed ja mis on kaasavõetavad, et vabandust, aga et nagu baaris töötamine ei anna aluse väita, et ma oskan keelt. See on teatud osa keelest, mida me siis nagu baaris töötades kasutama õpime, aga samas võib leida väga palju positiivseid asju, mis on kaasavõetavad, kaasa arvatud näiteks selle sama näite puhul teeninduskogemus, oskus hakkama saada erinevate inimestega ja need sellised asjad, mis on igal juhul tööandja poolt ükskõik millises riigis väga positiivselt vastu. Ja kindlasti oskad sa kehakeelt lugeda hästi seal baaris töötades. Margus. Ma ei tea, ma tahaks öelda, et see pole, et ta ei ole nagu oluline, muud asjad on tähtsamad. Et oled suurepärase väliskogemusega, aga silmad ei sära. Sellepärast väliskogemust pole midagi kasu, ei saa tööle. Et ma mõtlen, et nagu see tööle saamine ei ole nagu selline matemaatika, et kui ma nüüd teen nagu seda, et siis õnnestub. Ettevõtteid ei ole võimalik toota, edukaid ettevõtteid. Ma teen seda, siis on ettevõtte edukas, eks ole. Ei ole selliseid asju. Et mina vaatan seda, et esimese asjana ma üritan aru saada, kas inimene on enda vastu aus. Kui ta ei valeta endale, siis ta ei valeta tõenäoliselt sulle ka, loodetavasti. Ja sealt edasi, et kas nagu silmad säravad, kas ta nagu tahab seda teha. Ja kõik muu on juurde pandav, kõik nagu on võimalik juurde õppida, kogemust saada, kõik nii edasi. Aga kas nagu baasasjad on olemas? Ja väliskogemus on seal kuskil sibula väliskoor, mitte nagu tuum. Vabandust, kui õiga. Ja lisavalt. Ma tahtsin ainult Marguse mõtet edasi arendada selles, et tegelikult me Elionis viimastel aastatel juba leppisime täiesti teadlikult personali strateegias kokku selle, et me värbame inimesi hoiakute põhjal, mitte oskuste põhjal. Ehk et, sest oskusi on võimalik alati omandada, aga hoiakud ei muutu. Kunagi oli selline hotellikett nagu Reval Hotel, kus oli personali üks juhtmõte. Don't hire person, high attitude. Ehk ära võtta inimest, võtta suhtumine. Väga kasulik. Peeter, nüüd on väga oluline täiendus veel, et siis inimesi tegelikult ju ka vabastatakse ehk saadetakse uksest välja hoiakute tõttu. Nii et siin oli nüüd väga kasulik nõuanne. Väga hea. Peeter, sinu... Midagi ei ole parata, mu mõte juba sisuliselt räägiti ära, ehk kui inimesel on välismaa töökogemus ja mina pean teda nii-öelda potentsiaalse kandidaadina vaatlema, siis tõepoolest see on sibula väliskoor, aga mida ma selles kontekstis teada saan, ma
ma saan teada seda, et esiteks ta on mingisuguse julge sammu oma elus astunud, ta on läinud välismaale. Nii, teiseks ta on seal suisa saanud nii-öelda töökoha. Kolmandaks, väga suure tõenäosusega, muidugi tuleb uurida, on ta seal ka saanud hakkama. Et see on selline sibule väliskoor, mis näitab seda, et inimesel on olnud mingisugune sisemine julgus teha võib-olla midagi teistmoodi. Ja Margus tahab veel lisada. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et ega õiglust ei ole maailmas olemas. Et võite nagu mõelda, et ma teen väga ilusa CV ja kõik nii edasi, aga ma tean värbamisjuhtumeid, kus on nagu siuke paks CV-sid, siis pool võetakse ära, pannakse maha, öeldakse, et õnne peab ka olema. Väga hea. Ja ma mäletan, kui Valdur rääkis, mul tuli meelde üks lugu sellest õnnest, mis rääkis õnnest ja juhusest. Kui ise töötasin kunagi pangas, siis üks panga investeerimisspetsialist käis väga kallil ja väga korralikul investeerimiskoolitusel, kus õppis umbes nii, nagu Art rääkis, kogu aeg tohutu pinge ja kõik on. Ja siis, kui kõik said läbi, said diplomid kätte, siis kinkis juhendaja neile mündi. Mis me mündiga teeme? Viskad. Ja otsuse teed kulvikiri. Kogu sinu tarkus, mida sa õppisid, oli nagu pühitud, sest lõpuks on otsus see, et valid, kumma poole sa valid 50-50. Üks küsimus oli siin veel, kui me korraks tagasi lähme, sest et see on ka, mille ma ise kähku ära vastan Marguse pealkirjaga, mida teha siis, kui need asjad, mille sa oled hea, ei ole tööturul hinnatud. Tuleb endale seada võimatuid eesmärke. Ja võt neid siis hakata saavutama. Meil on siin hulga veel küsimusi, me kõik ei jõua läbi, sest meie aeg on ümber, me tahame väga tänada meie kõiki tänaseid esinejad ja sealhulgas siis siin alates Riina Varts koos Lillega, loomulikult palun lilled, aplausid kestavad nii kaua kuni, palun. Siis Valdur Laid, Margus, Valdur Laid, Margus ja Peeter Koppel. Suured täht teile, võite ka mööda punast vaipa minna rahva sekka, aga ei, te peate minema mikrofonid ära andma.